Discmania B1X on siis piiriga putter, et kellel meeldib puttides, et kett oleks sinna väikene piid, siis Discmanial enne seda puudus selline putter nende line-upist, aga nüüd on olemas. Et on samamoodi suhteliselt sügav putter, nagu enamuski Discmania putterid. Puttimisel natukene sirgem kui B2, aga natukene ülestabiilsem kui tavaline B1. Et kui teile meeldib selline natukene õõnas haiseris puttida, siis ta hoiab seda joont väga ilusti ja mõnusalt ja väga hea klädiga. Meil on siis siin Discmania B1X, mis on nendel väga alastabiilne putter. Et kes putivad annukas, siis kindlasti ta annukast välja ei tule. Et selliseks lähenemiseks ka, et me siin sees proovisime ja me oleme väljas natuke temaga drivinud, et ta kindlasti tugevama käega visetel tõmbab haiseris püsti ja läheb üle, et kes soovib üleminevateks drivimisviseteks, siis sobib see putter ideaalselt. Või siis lähenemistel, kes soovib kuskilt ümber nurga visata, et ka ta ei tule sellest annukast enam tagasi. Et Robi siin proovis ka visata natuke nokk üleval annukas, aga see lõpuks feidis tagasi, nii et sellisel juhul siis teate, et sellistel visetel ta tuleb isegi lõpus tagasi. Aga plastik on selline, ta on stiff B-line, et ta on käes, kuidas ma nüüd ütlen, ta on tegelikult käes päris mugav, aga tal tundub, et ta on natuke sügavam äär kui meie tavalistel B2-del, ehk siis kes on harjunud B2-ga puttima, siis see tundub lihtsalt käes natuke võib-olla isegi ebamugavam, kellel on siis B2 põhiputteriks. Aga jaa, ma olen kuulnud, et mõni kasutab seda isegi drivimiseks, et kindlasti proovige.